tere hommikust! Käes on siis 40. reisipäev. Oleme siin Lissaboni suure silla all, mis oli siis Euroopa Liidu pikim sild. Ja nüüd pühapäeva hommik on meil käes, et otsustasime eile õhtut ei hakka vastu õhtut kuhugi sõitma, et ööbime siin ära rahulikult. Ja siis hommikul võtame suuna kodu poole ja sõidame täpselt nii palju korraga, kui palju poiss laseb. Tuleme mingis rahulikus omas tempos, üldse ei pane mingit tempot peale. Vaatame, kaugele siis jõuame. Mõned kohad on meil välja valitud ja siis loodame jõuda mingil hetkel kunagi koju. Et nüüd on kuu aega koha peal oldud, et praeguseks tundub, et natuke aitab küll. Muidu oleks võinud hea meelega või oleks olnud hea meelega isegi kauem, aga siis oleks tahtnud olla seal soojemas piirkonnas. Täna ütleme, siit läheb järjest jahedamaks, et me oleme vist juba enam-vähem sellise sama sooja kandi pealt või nii-öelda kaardi peal vaadates kõrguse poolt, kus on Valencia, et enam jahedamas vaevalt me mingid pikki peatusi teeme. Kui leiame mingi ägeda kämpaala, satub hea ilm, siis oleme kauem, aga muidu ilmakaart näitab, et pigem tuleb jahedam nädal, järgmine nädal, et siis võib-olla sõidamegi koju ära. Aga eks näis, eks me koju sõidame ka nädal kuni 2, alla nädala me kindlasti ei sõida, aga üsna reaalne on 2 nädalat. Vot nii, et hakkame oma seiklust vaikselt koomale tõmbama, muidu ei viitsi enam järgmine kord minna, et väike koduigatsus on ka peal ja jahedat siin ei viitsi passida. Vot nii. Oleme siis sõitmas kodu poole, esimesed kilomeetrid on sõidetud. Kui esimene 1% oli sõidetud ehk siis 43 kilomeetrit, siis andsin teistelegi sellest teada, mille peale Sille siis kohe tegi järelduse, et 1% päevas sõidamegi 100 päeva koju. Aga nüüdseks päeval lõunas pojal teinud tuidu 50 kilomeetri pärast circa oleme sõitnud esimesed 5% ära, nii et kui 10% päevas sõita mingisugune 400 kopikatega kilomeetrit keskmiselt, siis oleme 10 päevaga kodus. Aga praegu siit vaikselt niimoodi sõuame, väljas paistab päike, termomeeter on tõusnud 15 peale, ega ta vist väga palju ülespoole ei tõusegi. Tõus on ka siin tee peal päris korralik. Auto ei jaksanud lausa minnagi. Tuli väiksema käigu peale lükata. Et siuke värk. Sõidame aga rõõmsalt edasi. Ja oleme siis päeva õhtuks jõudnud siuksesse väiksesse linna nagu Rodrigo. Ciudad Rodrigo. Et täna on siis meil see 40. päev reisi algusest, esimene tagasisõidupäev, eks ole. Saime palju, me ära saime sõita, mingisugune 8-9% kogu teekonnast. Nii et pole häda midagi. Leidsime siis siukse väikse külakese. Siin on mingisugune kindluse moodi värk, terve see küla tegelikult koosneb vanadest hoonetest. Siis siuke vana sild ületab siin seda üsna laia jõge. Ja siis meie auto on pargitud võt sinna kaugele jõe äärde. Suhteliselt vaikne koht tundub olevat. Saame ehk ilusti magada ja siis kesklinn jääb sinna. Eks seda tuleb siis eraldi kusagilt filmida. Vaatasime juba järgi, et kebab lähim on 500 või kilomeetri kaugusel, nii et
eks tuleb tõuksiga võib-olla minna süüa tooma, kui ei viitsi ise teha. Aga vaatame, mis siin saab. Päike on loojumas, kell on meil kohalik aeg on, kohe vaatame, päike loojub ilusti. Eesti aeg hakkab 8 saama, aga kohalik aeg on siis hakkab 7 saama. Et tunnikene 2 veel on poiss üleval. Nii kaua proovime natuke siin ringi käia ja vaadata, mis olema hakkab. Vot nii, ja homme hommikul siis jälle stardime aga edasi. Plaan jõuda siis sinna Prantsuse piiri äärde, kust enam ei ole Bordeaux'e palju minna. Ja siis seal võib-olla peatume, leiame mingisuguse kämpakoha, oleme mõned päevad seal, et kõik mitte ühe korraga tagasi sõita. Selge see, et kusagil Poolas me enam ei kämpa ja ei peatu, et teha kodusõitu pehmemaks nii-öelda sõidu mõttes poisile. Tulime siia kindluse mäkke. Pole veel päris üleval, aga vaade on juba päris ilus. Kuradi laterna post paistab silma siin. Nii, vaade on kena. Poika väsisid ära üles vantsimisega või? Ei väsinud. Lähme edasi või? Lähme edasi või? Lähme edasi või? Lähme, koerad ka. Nii. Nii, oleme siin hoovis jõudmas. Meie takistuseks on seal koer. Peame siit vaikselt luurama, sest meie omad arvavad, et nemad on ka lõvid rihma otsas. Nii. Vot siit avaneb siis siuke kaunis vaade. Meie auto on seal tagumise silla lähedal. Siseneme nüüd kangi alt sisse, aga siin täitsa elavad vist kohalikud elanikud, tundub. Et kogu see linn tundubki otsast lõpuni väga vanaaegne olevat. Ütleme siis nii, et oleme vanalinnas. Aga see ei ole vanalinn, mis uputaks turistidega, vaid lihtsalt inimesed elavadki siin. Ei ole siin allumistel korrustel ei poode, söögikohti ega midagi. Selle küla mingisugune väike keskväljak, kirik ja siis kohalikud elanikud pargivad siin. Vaade siis teiselt poolt küla. Ja nüüd jõudsime siis teisele poole linna. Siin samas kindluse müüri peal oleme. Trepp on järsk siia, et koerad ei saa. Sille tuleb kohe ise vaatama. Siin on mingisugune lõbustuspark üles pandud. Nii, tere hommikust. Oleme siis vabariigi aastapäeval jõudnud sellisesse kohta nagu Salamanca või Salamanca või mis ta on? Manca vist. Salamanca ütleme siis nii. Et esimene väike sõit on meil tehtud, circa 80 kilomeetrit pingutasime ära poisiga, aga nüüd otsime siis seda Aldit. Teeme siis väikest lõunapausi täna, just lõpetasime söömise, nüüd tulime ühte väiksesse parki, me oleme kusagil väiksest külast, keerasime lihtsalt kiirtee pealt maha ja nagu ikka siia satume sellistesse kohtadesse, et teeme siin väikse olemise nii kaua, kuni poiss jälle lubab sõita. Tänane saldo on meil sõitmises üsna nadi, siuke 100 kilomeetri lähedale, päris 100 võib-olla täis veel ei ole, aga pole hullu.
tuleme nii nagu saame, et ei hakka siin poissi ka kiusama ülearu pikalt, et saaks tema ka nautida ja sõidame ainult magamise ajal ja siis natukene peale seda, kuni saame maha sõidetud kiirtee pealt. Et selline tagasi kulgemine, eks ta sisimas natuke tüütu on see tagasiminek, et sa tead, et minna on hullult palju, aga tegelikult tempoga minna ei saa. Tere varahommikut! Täna on siis meil teisipäev, 25. veebruar. Et oleme siin ööbimas kusagil suvalise küla peal, põlla peal. Täna oli vist üks kõige raskemaid öid meil, sellepärast et täiesti ootamatult tuli öösel siuke torm. Ja mõtlesime ausalt öeldes, et see torm viib auto ära, et vaatan praegugi, kas kõik on küljes. Tundub olevat. Aga no torm niimoodi kõigutas autot, et no suht lootusetu oli magada, et katuseluuk, mis on siis tehtud selline matkaautodel, et see 100% ei ole õhutihe, ehk inimesed ei saaks autosse ära lämbuda, kui nad ööbivad, siis sealt vuhises niimoodi tuult, et ausalt öeldes isegi natuke hirmus oli. Aga pole hullu, hommikud on vastupidi just ägedad, kui selline öö on möödas. Ka näete, hommik hakkab niimoodi, teeme kohvi, pudru on valmis, kohe tuleb ära serveerida ja saame sööma hakata. Ja hommikusöögiks teeme tihti siin täistera kaera helbeid, toormoosiga, banaaniga magustatud ja kõrvale kohvi ja mis saab olla parem, eks ole. Televisioon mängib meil siin kõrval ja nii ongi. Vot, nii. Kallis, võid sööma tulla. Oleme jõudnud nüüd siis peale 45 kilomeetri sõitmist Burgosesse. Tulime siia linna siis tankima nii diislit kui gaasi, kui vett, kui ära andma kõike seda solki ja järki, musta vett nii-öelda. Ja siis tõenäoliselt poisi järgi sätime siit linnast lahkumist kohe Prantsuse piiri poole. Et tänane öö jääb viimaseks meil Hispaanias, kui me suure tõenäosusega me veel Prantsusmaale täna ei jõua, aga sinna lähedale küll. Et siis jätame selleks korraks Hispaaniaga hüvasti. Ja nagu näha on, siis teed on märjad, auto on juba peeglitest vaadates määrdunud ja väljas on, kui sõitma hakkasime, oli 8 kraadi, nüüd on 7 kraadi. Nii et läheb jahedaks, pole põhjust enam suuri pikki peatusi teha siin siukse ilmaga. Aga ei hakka ka poissi survestama, vaid sõidame une järgi. Und pole, ei sõida. Uni on, siis sõidame. Tõstsime ka natuke eile jälle tempot, muidu oli Marjund 90-ga sõitma, aga vaatasime, et ikka see poisi uni tuleb ära kasutada maksimaalselt ja sõidame 100-ga siis. Oleme siis oma lõunapausi tegemas siin 100 kilomeetrit Prantsuse piirist kusagil Hispaania mägikülas. Näeb suhteliselt Baieri moodi välja. Siit küll vaateid ei ole, aga majad ja värgid olid. Teen veel kohvi, käisime just poes. Saime mega pakkumisega 2 suurt Forero fänni, et üle 6-eurone Forero karp oli alla hinnatud 1 euro peale. Ja võtsime neid omale, nii et jagub nüüd natukeseks ajaks. Kojusõidu on igal juhul. Aga vot selliseid häid pakkumisi võib vahest saada. Aga nüüd, kui saame poisi tuttu, siis hakkame uuesti sõitma. Äkki saame täna 100 või natuke rohkem kilomeetreid veel peale. Vot siuke väike lühi kokkuvõte. Oleme siis mägedes. Sõidame kodu poole, Prantsusmaa piiri poole. Olen lõpuks leidnud ka omale kõrvalistuja kohuseid täitma kedagi. Siiamaani on ta kaarti lugenud eksimatult, nii et vaatame, kuidas edasi meil sujub. Ja oleme siis õhtuks jõudnud siuksesse linna, Fille nagu
ma ei tea. Tundub ülikooli linn, et palju on noori, palju tundub selliseid ülikoole, särke. Oleme siin, lähme oma õhtuse kebabijahile ja Sille vaatab vahepeal meile külanime ka või linnanime, aga lugesime seal, me oleme munitsipaal Karavan pargis, 5.50 maksis 24 tundi ja reeglid olid seal. Mis asi? Antigua on siis selle küla nimi, aga see suurem ala, mis sa vaatasime, kus ta meil tõi? Donostia. Vot siuke koht. Nii, aga jutt jäi pooleli, et need reeglid olid seal iseenesest hästi selged, et see park on loodud omavalitsuse poolt selle jaoks, et karavaniga autodega külastajad saaks ka vaadata või tutvuda linnaga. Maksimum tohib olla 72 tundi seal ja ühe parkimiskoha endale võtta ja oma elamist ei tohi seal laiali laotada, ehk siis seal pole ruumigi, auto on auto kõrval, aga tegelikult jube tore, et siuke hästi puhas, korrektne automaat on kohe väravas, mis küll töötas väga aeglaselt ja vahepeal tahtsime teda sealt ära viia, aga iseenesest tegelikult jumala lahe lahendus, et omavalitsus on tegelenud sellise asjaga, et matkaautod saaksid ka ligi. Mingisugune 40 kohta oli seal ja väga palju vabu enam ei olnud, 2-3-4 tükki. Me mõtlesime, et tuleme korraks vaatame, et eilne õhtune kommentaar oli kellegi poolt, et tuli kell 12 päeval juba ja ühtegi kohta ei olnud. Muidugi ei ole, kella 12-ks pole enamus liigutamagi hakanud, et sealt parkimisplatsi pealt ära läheb, vaid nad teevad ikka linnatiiru ja elavad ja on lihtsalt. Vot selline linnakene väike. Kui veab ja hommikul ilm on, siis viskan drooniga õhku, kuna mere äärde me ei jõua, aga siin on tegelikult ilus ookeani või mis meri meil siin oli? Biskaia laht igatahes oli siin olemas, et siis läheme, et on vähemalt kaugelt näha, milline see piirkond välja näeb ja kui ei jõua ja ilma ei ole, sitta temaga, vaadake kaardi pealt. Hilisõhtune jalutuskäik kutsudega. Vot niimoodi on siis linnaparklasse pandud meid kõiki siia parkima. Üksteise külje kõrval. Mitmes reas. Linna vaikne. Üldiselt on siin üldse mega vaikne. Eile oli ka nagu häälte või inimeste suhtes hästi vaikne, aga tuul oli kõva, täna pole tuult ka. Kuulsin isegi aga ilmateatest, et Prantsusmaal oli torm või Prantsuse rannikul või seal. Võib-olla see oligi see, mida me ka saime siis. Ja 42. päeva hommikul, sünnipäeva hommikul hakkame siis lahkuma Hispaaniast. Kohe on Prantsuse piir ees. Et tegelikult on hästi tore kantse siin, et siuke mägine ja külane, et kui sõidad kusagilt kiirtee pealt maha, siis oled mingis armsas külakeses ja meie sõidame kiirteed päris tihti maha, teeme peatusi. Poissi me hommikul tuidule ei saanudki, ebaõnnestusid paar katset, nüüd sõidame natukene maad lihtsalt nii, et on ärkvel. Proovime nüüd võtta siit omale pileti ja siis tuleb hakata
plekkima roppu moodi maksu, ega siin polegi muud. Ja, sest nagu teada värk, siin on päris kallis see värk, see Prantsusmaa teedemaks. Vot, niimoodi. Nii oleme jõudnud siis piirikontrollist läbi. Isegi küsiti palju inimesi, kust tuleme, kuhu läheme, mis plaanime. Vot siuksed armsad külakesed siin põlla peal. Kuhugi peame nüüd maha tõmmama. Oskar poissi taha tuttu jääda, aga väissud on. Et otsime nüüd mahasõidu kohta ja vaatame, mis saab. Keerake paremale. Sõidame siis täna õhtuseks või öiseks ööbimiskohta. Et kusagil natukene päravõrgust on, kiirdelt maha tulime, üle 10 kiltsa siia midagi näitas, aga tundub huvitav. Mingi väga vanad külad jäävad meile tee peale ja läheme kuhugi lossi õue peale magama. Et tundus hea variant, aga oli päris halvad teed ja päris käänulised ja üles alla ja aga vot selline vana külake jääb tee peale. Oleks kindel. Jätkake 1,5 kilomeetrit. Issand, kui keeruline tee. Kiisu, oled sa kindel? No see näitab siit, näed. Olgu. Vaatame, kas me välja ka keerame siit igalt poolt. Ütleme nii, et ruumi ülearu palju ei ole, aga puudu ka veel ei jää. Nii, et päris huvitav. Poiss lasi meil siis täna sõita, teha 2 pikka sõitu, et ei hakka 3. üritamagi. Vot sinna lossi juurde peaksime minema. Käes on siis 43. päeva õhtu. Oleme Bordeaux'st juba mingisugune 100 kilomeetrit kodu poole tulnud. Sõitsime täna 2 korda päris pikalt, saime sõita ja oleme nüüd tulnud siis kusagile, eks me otsime selle külanime ka välja, aga väga privaatsesse kohta, mingisugune üle 10 kilomeetri oli maanteelt tulla, saime isegi koerad lahti lasta siia, pargime ühe lossi ees. Koerad, ei lähe! Oleme siin ainukesed, loodame, et jääme ka ainukesteks. Siin samas on jälle hobused meie ööbimise kõrval, nagu meil juba tavaks saanud. Ja siis teen kindlasti nüüd kohe veel valgest droonivideo. Külad jäävad siia erinevatele nõlvadele ja meil siuke väike oma sisehoov väikse lossiga. Vot siuke värk. Lahti ei hakka autot muidugi kiskuma, et siin mõnusalt aega veeta, sest ega väljas on siuke 10-12 kraadi sooja, rohkem ei ole. Lühkad on veel jalas, aga ega siin väga soe nüüd ei ole. Õnneks tuult ei ole, selles suhtes on hea soe ikkagi või normaalne olla ja naudime teiega õhtut, Oskari 5-6-ks saamise õhtut ja Rocco sünnipäeva. Rocco sai siis 11 meil ja siis homme jälle täie hooga edasi. Täna sai sõidetud mingisugune 330-340 kilomeetrit. Päris hea, tegelikult oleme selle tulemusega väga rahul.
tere varahommikut, kätte on jõudnud 44. reisipäev, eeldatavasti. Eilne jäi meil vahele, polnud midagi väga filmida, polnud millestki väga rääkida. Eilse lõunaks tundus, et tuleb väga napp sõit, et hommikul saime vähe, lõunal saime vähe, olime alla 200 kilomeetri peal, aga siis pani poiss ühe toreda une ja jõudsime hoopis 380 kilomeetri võrra kodule lähemale ja oleme nüüd kusagil Kesk-Prantsusmaal või noh, ütleme nii, et Prantsusmaa oleme üle poole natukene ära sõitnud. 380 kilomeetrit on Prantsuse piirini meil. Oleme siin väikses linnakeses, neid kuradi Prantsuse linnu ei oska ju hääldada ka ja mis igavesed keerulised pikad need olid. Igatahes siuke väike külakene, kuhu oli väike tasuline munitsipaalparklejale tehtud 5,50 jälle ainult maksis, kõik asjad sul seal olemas, kõik on automaatika peal, tõkkepuu ja särgid-värgid. Küll ütleme nii, et meil oli tükk tegu sinna sisse saada ja väga paljud kommentaarid olid, et nad ei saanudki sinna sisse, ehk teisisõnu sildimajandus oli natukene kehva, inimesed ei osanud seda automaatikat kasutada, et ei saanud aru, et maksta oli lihtne, aga ei saanud tõkkepuust läbi, et lihtsalt parkimisplatsile saada. Aga siis nüüd oleme siin nii-öelda nende keskväljakul või väike peatänav või mis ta siin on, igatahes jalutame, mõtlesime, et kohe hommikusõitu täna ei kasuta ära ja hakkame siis minema lõunast kodu poole. Muuseas, siin on -kraadid, öösel oli -2. Nagu näete, meil on juba pool talveriided seljas, päris külm on paljakäsi, käed külmetavad, nii et Eestis on vist praegu soojem kui siin Prantsusmaal. Et vaatame, kas me siit midagi nüüd vaja on, aga tuleme praegu poe poole, Silja jalutab pagari poe poole ja siis vähe pärast, kui poisil tuleb uneaeg, siis lendame kodu poole jälle. Vot sellised jutud, särgid-värgid. Natukene linnailu ka siia juurde. Päike paistab. Võiks mõelda, et on jube soe. Aga see on see talvine päike. Et tegelikult soe on ainult klaasi taga. Ja siis selline tähelepanek ka veel juurde, et näete Prantsusmaal ka, et väga palju näed tegelikult selliseid suhteliselt vanasid saanisid sõitmas igal pool. Et ei ole igal pool ainult uhked autod. Pigem on tagasihoidlikud. Ja hästi palju on Renaultsid muidugi. Nende endi Renaultsid ja Peugeotsid. Eks prantslane ikka armastab prantslast. Siin siis väike kirik meil. Oot selline. Võiks muidugi zoomida või kaugemale minna, aga mul on ainult üks käsi. Teises käe otsas on kiisukesed linna avastamas. Ja Sille läks avastama oma armastust ehk pagaripoodi. Või noh, ütleme nii, olgem ausad, meie armastust. Ei armastada midagi seda üksinda. Vot selline värk. Selline linnakene meil siis. Ja meie kämpaala jääb siis linnast, mis on otse ees. Vot ainult nii väikse jalutuskäigu kaugusele. Siin väike purksiputka. Ja muuseas me ei ost mitte midagi sealt pagaripoest. Käisime lihtsalt vaatamas, et palju maksavad. Sille ütles, et olid võrdlemisi normaalse hinnaga. Need 2-3 euri tükk. Vot nii, ja meie kämpaala siis siin on väike pesuvõimalus, kes tahab toimetada. Ja just nimelt see parkla on jälle siis omavalitsuse oma. Kõik on väga korrektne, kõik on puhas, korras. Ja muuseas selle 5,50 sees on ka elektritasu.
et saad ühendada elektri järgi. Enamus kohtades maksab elekter ise 4-5 eurot. Nii et selles suhtes ikkagi super variant, saad oma prügi ära panna, saad vett võtta, saad kõik paagid tühjendada. Et see on Prantsusmaal küll väga-väga hästi, võiks öelda. Vot selline elu, aga vaatame, mis päev meil toob, kaugele me täna jõuame ja nõnda edasi. Ja kätte on jõudnud õhtu ja tuleb välja, et mitte 44. päev ei ole meil täna, vaid reisi 45. päev juba. Et täna ei saanud palju sõidetud, sõitsime 230 kilomeetrit, paikal polnud pikka und, midagi polnud teha. Nüüd jääme ööseks siia kuhugi väikse linna parkimisplatsi peale ja siis hommikul uhkelt edasi, kohe hommikuse unega. Lähme natukene vaatame seda linnakest, mis siin on ja siis, nagu näete, külm on igatepidi, et siin pikka pidu ei ole. Pikalt ei viitsi jalutada, nii, roheline tuli, lähme üle tee. Ja siis siuke väike linnakene. Ja siis lähme teeme autos pitsat soojaks ja lähme magama. Ega mis siin ikka? Paari tunni pärast läheb tupsu juba magama. Ja meie siis Sille ka ja siis mina saan veel natuke paar tundi toimetada ja siis ka magama. Nii, oleme oma hommikuse sõidu teinud, puhkepausi ka teinud, lootsime lõunasõitu tegema hakata, aga poiss ei jäänud tuidule. Nüüd seikleme ja otsime paremat parklat. Oleme siin Prantsuse piiri ääres. Me tulime esimesse Saksa kohta ja see oli natuke viga, sest laupäevane päev ja no kõik prantslased on siin shoppamas, sest Saksamaa on ikkagi odavam kui Prantsusmaa. Lidli kõrval oli, see oli mega suur Lidl, selle kõrval oli mingi muu kaubanduskeskus, tohutu parkla ja see kõik oli rahvast puu püsti täis. Nii et, aga nüüd siin seikleme mööda seda ägedat Saksa küla, tegelikult on siin suht nunnu siuke värgikene, et Saksa külad on tegelikult üsna ägedad, vähemalt minu arust. Vot nii. Ja käes on meie reisi 47. päev. Et tegime eile sellise vangerduse, et tulime samasse kohta, kus me juba oleme käinud, ööbinud või nii-öelda peatunud korraks. Ööbisime siis siin parklas, aga põhimõtteliselt tulime Tehnikamuuseumisse, mida me ka tookord näitasime, kus on need Concordid, särgid, värgid. Nagu näete, seina peal on ka Eesti lipp juba olemas. Järelikult on eestlased siin käidud või oodatud. Aga läheme nüüd vaatama natuke seda vana tehnikat. Oleme täpselt oma tagasisõidul poole maa peal ja kuna see klappis nii ilusti, et õhtul jõudsime siia, siis mõtlesime, et hommikul ei lähegi kohe tagasi, vaid läheme ikkagi muuseumisse. Vaatame natukene ringi ja siis otsustame, kas hakkame täna koju sõitma edasi või lausa homme. Sõltub, see muuseumi ala on nii suur, et kaua siit läheb. Aga jalutame natuke maad lähemale ja siis vaatame, mis saama hakkab. Meil veel piletid ei ole, et kõigepealt proovime piletid osta endale. Et oleme nüüd siin sissepääsu lähedal. Esimesed eksponaadid on juba siin olemas, aga näete, ta on kiirteele nii lähedal. Siin samas ongi kiirtee kohe, et kiirtee pealt on hullult hästi näha. Ja see on see kiirtee, mis jäi Tšehhi, mööda seda Prantsuse rannikut tulime, keerasime siis üles, nii et me tuleme mööda Tšehhi külge vist. Siin neid lennukeid ikka on. Peab ettevaatlik olema, et alla ja kusjuures enamustesse saab neist sisse ka, et kõigile lähevad keerdtrepid. Ja sealt saab nad otse alla lasta. Päris lahe tegelikult. Aga ma ei tea, kas peab pileti ka kusagilt ostma või võib hakata niimoodi ise käima kohe või?
majas sees, et siis ja tulime siis kassasse piletit ostma. Pilet peaks olema 23 eurot praegusel ajal. Piletid meil nüüd käes, et nüüd läheme otsime, seal oli, et kust pääseme siia üles, et saaks lennukeid katsuma minna. Siis siin parklala peal on üks siuke väike allveelaev. Et siuke tillukene, vaalakene. Ja siis jälle lennukid ja tegelikult me otsime sissepääsu, kus saaks kuhugi edasi minna. Väljas on ausalt jube jahe. Tahaks kuhugi sisse saada, et siuk käed külmetavad. Territoorium on nii suur, et ei oskagi kohe kusagilt pihta hakata. Aga me otsustasime, et me ikkagi lähme siia, proovime Concordi peale kõigepealt saama, et poleks elus uskunud, et see õnnestub, aga mine sa tea, väike lootus on, et saame ka Concordi pardale. Et siin siis hall number 2 ja 3, mille pealt peaks saama. Vaatame. Ja siit peaks vist minema ülesse. Tuleb mööda treppe ronida kogu aeg, ega siin nalja pole. Ja siis siin esimene korrus on autod ja helikopterid, küll jõuame need ka läbi käia vaikselt. Ja ise läheme praegu katusele. Katuselt peaks saama siis lennukitesse. Nii. Nii, olemas. Oota, Concord, see on Venko oma. ei, see on Võt sellised süsteemid. Siit mööda katuseid tuleb käia, mööda neid metalltreppe. Saad põhimõtteliselt... No täna me plaanime päris mitme lennuki pardale ära käia. Et mõelda, me sõidame nädal aega siit koju beebiga, aga Concord läbiks selle 1 tunniga selle vahemaa enam või. No võib-olla tiba rohkem selle õhkutõusu ja maandumisega, aga nii oli. Aga noh, Concordi miinus vist oli see, et ta kippus maanduma seal, kus plaanitud polnud. Oli jah? kas teil läks nagu põlema, nüüd ei suutnud teda jahutada? Mis sa ähid? Mul on 10 lisakilo. Mul 20. Nii. Vot, turnime üles ära ja siis vaatame edasi, mis saab. Aga äge, tundub olevat. Lennukid on ikka nii huvitavad, tegelikult pole kunagi ühegi lennuki muuseumis käinud, et päris äge. Nii. Ja tundub, et see Concord on õhkutõusu peal praegu. Siseneme õhkutõusul. Jeerem kui madal. Ja issand, mis kalle siin on. Issand. Roniks nagu ei tea kuhu. Oota, kui võiksid hakanud. Jah, mine edasi, muidu ei näe midagi. No. Issand, kui väike siin ikka kõik oli. Kuule, siin tuleb küll klaustrofoobia peale. Issand jumal. Inimene ka peal on. Näete. Jeer. Oh. Vaadake kallet. Ma ei tea, kas on aru saada. Ei ole vist. Oh. Ja see kõigub, tõesti kõigub. Enam vähe tuuline ka. Oh. Need on inimesed, kes siia on veel ellu ja... Ja mõttega oli 2 miljonist neid. Oh, kikipotid. Nägite, jah? Ära surnud siia. Ära kivistunud. Oot sellised. Issand, siin on täpselt selline kalle, et lased ennast lõdaks ja veered alla. No, kui pikk ta raib on. Aga kui kitsas. Ausalt öeldes mina ei julgeks vist sellisega lennata.
täitsa persis, kus kõigub. oota. Nii. Issand, siin ei saa möödagi. Ta tuleb mööda siit. Siin on mingi uks. Siin on mingid... See on see kokpiti ruum juba. Vaadake, kui kitsas see kõik ikka on. No võt. Kes oleks elus arvanud, et me saame veel Concordi pardal ära käia? Meie poleks seda elus arvanud. Aga näe. Siit on tõesti alla minek on selline, et ta niimoodi kõigub, kui teine käib tegelikult. Päris hull. Päris hull. Ikkagi, päris jõudne ka samal ajal ütleks. Ja vaadake, kui väiksed on aknad. Ma ei tea, kas on aru saada. Mu käsi on nii suur. Aine. Nii, põrutame allapoole. Sille pani jooksu, ju hakkas hirmus. Nii, seltsimehed siin istuvad. Ja. Nii. Võime öelda, et Concorde on üle vaadatud. Läheme nüüd järgmise, vaatame venkude sama osa ära. Et siis vaatame, mis tuleb. Nii, ja Concorde on üle vaadatud. Nüüd läheme venkusid üle vaatama. Sama aparaat enam-vähem või koopia siis maha tehtud. Et vaatame, mis see meile pakub. Nii, Kalle on enam-vähem sama hull. Nii. Issand, siin on Kalle nagu oleks veel hullem. Siin on see, kuidas ta vist kohale toodi. Üles pandi. Kõik on natukene prostam muidugi. Aga see on tavaline. Siia ka pandud üks. Nii. Ma ei tea, see võib petlik olla. Nii. Selle mõnda nagu vene prantsust. Nii. Tule siia vahekäiku. Nii. Ja noh, kui vaadata, siis muidugi see tehnika osa on venelastel nagu ta on. Aine. Siin pole midagi võrrelda Concordiga. Aga äge ikkagi, ajalugu. See kõik on ajalugu. Nii, jalutame siis vaikselt tagasi. Kalle on ikka siin lennukis nagu hullumeelne. Et tegelikult tavalennukis ka, ega kui õhku tõus on ikkagi vähe järsema nurgal, siis istudes pole see nii hull, aga kui sa vaatad, kui kõrgel istud taga otsas ja siis vaatad, kui kõrgel on esimene ots, siis no siis ikka on. Ikka on. No, näete, venkupildik. No pole ka midagi viga ju. Ja. See kõik tundub natuke mõistuse vastane, kuidas see värk tegelikult ka õhus püsib.
siin see kohale toomine. Ja neid pilte on internetis. Kus ta laevakti? Vot nii. Vägev. No esimesed 2 lennukit olid küll jube vägevad, et ei tea, kas teistesse enam ongi mõtet minna. Aga lendu ei julgeks ausalt öeldes kummagiga minna. See on ikka hullumeelne. See kuidagi, sa lähed sinna sisse, siis ma ei kujuta ette, mis inimene peaks olema. Või on tõenäoliselt on asi minus, et seal tekib kohe siuke, ma ei tea, ebaturvaline. Aga noh, eks nad ju olidki, sellepärast nad ära keelati. Aga see, kuidas nad on pandud nii kõrgele siia värki, siis tegelikult ka nad seal üleval kõiguvad. Käid sees, siis on täiega kõikumist tunda. Päris pull. Nii, Sille sai lennukit katsuda, no katsume ka. Jaa, katsusime, katsutud. Nüüd lähme kuhugi siia väikelennukisse. Seal siis paistab meie autokene. Ootab meid, kutsad ka ootavad seal sees. Nii, ja mööda treppe. Issand, kui väikses. Nii, tulime siia väiksesse lennukis. Siin tõesti, see on kreenis ka veel. Siin peab kinni hoidma täiega, et lennukis liikuda. Aga eks nad ongi ju sellepärast huvitavaks tehtud inimestele, et natuke ekstreemne oleks see värk. Nii. Lõugast ära. Saab või? Ei taha minna või? Ikka tahad. Näe, muidu käime. Nagu nähva käime. Nii. Kokpit. Ja näete, Liumäes saab alla minna. Päris äge või? Ma ei tea, kas ma julgeks minna Liumäest alla. Issand, no see on täiega siuke tunne, et kukud lihtsalt pikali maha. Siin siis väike vetsuke. Oh, koudne. Nii, lähme järgmisele. Ja lähme siis Bulgaaria Airlinesi peale. Vaatame, mis see endast kujutab. Nii. Jälle, nad on nii kreeni pandud siia. See on päris õudne see käimine. Noh, vaata Silla sõidit. Ega ma teistmoodi käi. Päris hull. Nii. Oi, issand. Issand. No siin peab olema täiesti nagu... Nii, kokpit. Nii. Nii, tagasiminek. Vaat sellises asendis peab käima. Päris hea on ja. Jaa. Vot. Asendi järgi on vist aru saada, kui kreenis nad on. Nii et omamoodi kogemus. Ega see kreenis laevastki ei ole lihtne enam välja tulla. See on juba hoopis teine tera, kui alguses mõtled küll, et mis see siis ära ei ole. Nii, läheme edasi, vaatame, mis pakutakse. Siin on tegelikult ikka vaatamisväärsust on ropult. Sille sinna, seal on kinni. Sinna ei lähe. Jube äge muuseum nagu selles mõistes, et ikkagi, kuidas on see kõik välja mõeldud, et niimoodi hoone katusel käid. Siin hoone all on nagu autod ja igasugu muu tehnika, vana tehnika. Ja siis katusel on lennukid. Käid, vaatad üle neid kõiki järjest, et tegelikult ikka nagu siga äge muuseum, et poleks, ma olin kindel, et see muuseum on äge, aga et ikka nii äge on ja et siuke asi välja mõeldakse ja tegelikult mõelge, 23 eurot on pilet. Me oleme käinud ühte kuradi sitast, vabandust väljenduse eest, ei olnud sitane, väga ilus loss oli, aga lossi vaatamas 50 euro eest pilet, mis oli üks hoone lihtsalt. Aga mis siin kõik, et siin võid terve päev niimoodi käia ja vaadata. Niimoodi, jah.
noh, siin ei midagi erilist, lihtsalt vana. Vaat see on siuke paras suurus, mis võiks hoovi peal seista pulli pärast nagu lennuki armastajana. Mitte lendamine ka tegelikult meeldib, aga allakukkumine ei meeldi. Nii, lähme edasi. Nii, ja kui siit tagant vastu päikest on näha Lufthansa logoga tõenäoliselt Airbusi saba on ja esiots on, aga kere pole ju, see ei mahtunud siia katusele ära. Vot nii. Nii, nüüd me läheme uurime, kuhu me edasi läheme, vaatame. Päris põnev igatahes. Lennukid vist on suures plaanis käidud, kuhu on võimalik minna. Igale poole ei pääse. Siin mingid siuksed poolsõja omad veel. Nii. Selles käisime siis viimati nüüd. Viimane pilguheit. Tegelikult me plaanisime või me tahtsime väga siia tulla, aga me ei mõelnud, et me sellel reisil tuleme. Me mõtlesime, et tuleme kunagi hiljem, kui laps on ka suurem natukene, aga tegelikult siia, see on täpselt sellise maa peal, kus see jääb alati Hispaaniale sõites tee peale, et siia võib iga kell uuesti tulla. See poleks üldse küsimus. Ja äkki teinekord liituvad mõned sõbrad meiega koos, kellega tulla, et väga... See võiks olla mingisse helikopterisse või? Ja tulime nüüd siis siia teise halli siseruumidesse vaatama vanu autosid. Porsche ralliautod. Ja järgmine ala. Siin on ka Porsche, teine pool Porsche. Nii, siin siis siuksed vormelilaadsed juba. Vormeli valik. Ja need kusjuures, 98, no võt, vaatasin, et tuttavad autod, et need on täpselt sellise autod, kui mina veel vormelit vaatasin. Nüüd ma ei vaata enam üldse 2000, noh. 98. Vaatame, kas tunneme kellegi oma ka ära, kellel on pöialt hoitud. Ehk mina olin Schumacheri fänn tol ajal. Ja mul vennad olid Schumacheri vastased. Küll Häkkineni poolt ja mis seal veel olid. Võt nii. Nüüd on teised ralliautod. Lamborghini. Ja nii, võt. Seal kõrval jälle Ferrari. Ferrari. Võt, kui minul oleks vaja ralliautoga sõita, siis see oleks midagi sellist, millega ma võiksin sõita. Või siuke sportautoga, mitte ralliautoga. Sille leidis Oscaril auto. No ka päris nunnu ju. Ikkagi Mersu hakkab pihta see väike värk. 300 sten. Võt. Nii. No jah. Võt selline. Ma ei teagi, mis aparaat see siis on. Võt. 70-ndatel. 1000 kilomeetrit tunnis. Maa peal sõitnud. Kujutad ette. 1000 kilomeetrit. Nagu lennukid lendavad. Ebanormaalne. Võt. Vanad mersukesed. Vanad mersud mulle ikka meeldisid. Need kuradi uued. Need on nagu nii ja naa. Nii, ja jõudsime nüüd selliste vanemate autode Bugatti vanemate autode osakonda, kus siin järjest Bugatti. Vot sellised riistapuud. Nii. Me võtame need hobuvankrid ka ette või? Või pole päris hobuvankrid? Aga selle ajast omad vähemalt. Siin on lennuki rattad vist pandud välja, on jah?
nii, näete, Peugeot aastast 1912. Jälle Peugeot 1898. Vot sulle. Neid marke ei tunne ausalt öeldes. Olen rumal, aga mis teha? Vot Fiatikene aastast 1916. No päris naljakas võib öelda. Huvitav, kas meie Fiat Ducato ongi sellest tulnud või? Võib-olla. Columbia elektriauto aastast 1904. Noh, et vaadake, mis ajal oli tegelikult elektriauto juba välja mõeldud, on ju. Me kõik teame seda lugu. Et vahepeal lihtsalt oli vaja nafta välja pumbata maa seest, et saaks rikkad rikkamaks tehtud. Nii. Ja tuletõrjeauto Ford T peal. No Ford T on vist kõige levinum siuke uunikum, mis igal pool muuseumites on. Isegi olen mõelnud kunagi selle ostmise peale, aga õnneks ei ostnud. Sest tegelikult ei viitsi kõigega tegeleda. Ei jõua. Noh, Mercedes aastast 1909. Nii, see on ka Mercedes või? Ja on. No ikka näha kohe, et Mersu ikka on natuke rohkem vaeva näinud kui need eelmised selle ajastu autod. 1912. Jah. Ja ennem seda, see on Sille teooria, et selle asja nimi on siin Benz, mingisuguse patent Motorwagen 1886. Et siis kui mootorit polnud, aga tegelikult siin on ju mootor peal. Vot, kust kohast Mersu on välja tulnud. Teistel oli tavaline, teistel pidi hobune vankrit vedama. Siin ikka lükkas mootor. Niimoodi. Ja muudkui väga edas. No nüüd tulevad uhkemad pillid. See on juba aastast 1938. Päris kenakene teine. Aine. Nii. Vaatame. Nii. Siin on 1932. Nii. Ja esimene mootorratas Sille ütles. Vot selline. Ka päris huvitav aine. Ja. Nii. Ja Mercedes-Benz G4 aastast 38. Näeb päris uhke välja, topelt sillaga ja tagant. Nii. Siin on uhke vedur pandud vaatamiseks. Ja Singeri masinad. Et see rong on siis aastast 1919 ja Sille luges välja, et kiirrong. Ja siin siis sildi peal kirjas, et maailma suurim motoriseeritud orel. Nii, see video tuleb siis Gloriale. Tema meil see rongihaige, kui tohib nii öelda. Lähme teeme video seest ka. Nii. Kuhu sisse sa mõtlesid mootori sisse minna või? See on ju mootor kõik. Siit lihtsalt keeratakse kange ja muud mitte midagi. Nii, et väike Mersu ja väike Opel. Aastast Opel on siis 39. Ka päris uhke, ei saa midagi öelda. Ei ole see Opel midagi, ainult sõimusõna. Oskavad teha küll. Rolls-Royce. Nii. Teine Rolls-Royce.
ja siis, kas me hakkame jõudma Volkswageni erisse või? Ei hakka veel. Kusagil oli, ma vaatasin lihtsalt see väike hipibuss on siin. Nii. Vaat, väike hipide buss. Ausalt öeldes mulle meeldivad siuksed. Nii. Nii, ja proovime ikka Concordi istmetel istumisega ära. Pole siin midagi. Aga vot, nii siis päästeti kunagi neid omal ajal. Tulime siis seda helikopterit piiluma. Ja natuke veel vormelit siis, et Schumi aegadest vist 96 peaks olema tema Bill ja siis Häkkinen ja Coulthard äkki olid, kes sõitsid selliste pillidega. Vot nii, aasta siis oli 97 ja tundub, et nüüd jõudsime siis Saksa vanade autode või noh, mitte nüüd väga vanade autode, aga just nimelt siuksed Golf 1 ja vanad Opelid ja selliste autode alasse. Tegelikult on väga äge siuksed vaadata, vanad kadetid ja paistavad siit juba. Opel kadett. Mäletan minagi neid veel sõitmas. Nii, juba natukene uuem. See on Astra. Ja siis siinpool natukene. Aine siin juba uhkem Astra. Oho, no vaadake seda pauku vilja. Vägev Astra. Nii. Erinevate ajastute ühed samad pildid tegelikult siin. Põhiliselt ongi Opel Astra ja Volkswagen Golf. No, Golf 1, eks ole, kabriolett. Selle aasta on 91. No, siin juba vähe uuemad Polod. Nii. Corrado, Golf 2, 90. Huvitav. No see on vist natuke naistekas. Golf 1, 81 aasta. Nii, siin on siuksed vähe uuemad. Golfid. Golf 6. 2011, Golf 7, 2019, Golf 5, 2007. Tegelikult on Golf läbi aegade olnud väga normaalse välimusega auto minu meelest. Golf 3, 96. Ja siis Golf 1 jälle 82. No, et siuke pill näiteks. Noh, see nüüd vist pole olnud laia tarbekaup. Selle aasta on 85. Vähe tuunitud selline. No võt. Klaasi peal silt. TAS originaal 1988. Võt selline. Täitsa okidoki auto ju, mis tal viga. Sellega võiks tänapäevalgi sõita, kui ta niimoodi korras oleks. Vahepeal tuli see ajastu lihtsalt, kus kogu aeg pidid ruttu ümber vahetama uute vastu. Vanadelt pole ju juppe enam saada ja nõnda edasi. Vot nii. Aga oli tore muuseum. Me vist siitpoolt hakkame vaikselt
selle majaga kokku tõmbame, vaatame, kas on veel midagi või lähme vahepeal hoopis pakume lapsele süüa, vaatame, mis saab. Ja mõtlesime nüüd, et võtame siis ühe meenemündi ka. Nii, vaatame, kas see õnnestub. Nii. Hakkas tööle või? Tuli jah? A4 € läks. Nii. Tellisime omale mündi. Meenemündi. Vaat sellise. Peaks ta tulema. Ja näete, aparaat toob ära teile selle. Teeb valmis ka või? Nii. 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 Ja lindi peale. Ja nüüd tuleb see siia. Vaat, see on tuleviku ost, õnne. Ja olemas. Lõuna meil rõõmsalt tehtud ja tulime uuesti vaatama siia teise halli, hoopis teised autod. Vaat selline alustuseks. Õhus midagi siin natukene paistab. Kuna ruum tuleb ikka korralikult ära kasutada, siis näete, on hakatud juba autosid riiulisse panema. Hea plaan niimoodi ju teha tegelikult. Et siin siis tunduvad Ameerika autod olevat. Siuksed uhked pillid nagu Ford Skyliner ja Chevroletid ja Mustangid ja Cadillac ja nüüd oleme siia sõjaosakonda, tundub, et jõudnud siuke natuke tänapäeval aktuaalne teema, et tanke ja muud värke siin olega pandud ritta. Ei tea, kas see on nüüd tehtud või on ikkagi kogu aeg olnud. Õues oli ka üks tank, mis oli kuuliauke täis. Andke andeks, et ma teid luba küsimata filmin siin niimoodi. Ülemuste tuba. Sõjatehnika osa on ikka hullult suur, võiks öelda. Ja me teame, et veel õues oli kõvasti tanke näha, et ja natuke ühistransporti juurde pandud ja põllumajandustehnikat. Ütleme nii, et seda asja, mida siin vaadata, on ikka ropult. Meie suht ruttu jalutame läbi, aga kui viitsiks ikka uurida ja küsida kõigi kohta niimoodi, siis näete siin tank sõidab. Nii, tõmbame oma otsad siinpool kokku, et lähme veel Meenepoodi, et kiire tiir on peale tehtud ja siis tuleme kindlasti siia kunagi tagasi. Tere varahommikut, kell on umbes 8, asume kusagil väikses linnakeses nimega Lauf an der Pegnitz või mingi siuke. Et väljas on -4 kraadi, kõige külmem öö, mis meil siiamaani on olnud. Et teed on härmas, kõik on härmas, puud on härmas. Läheme nüüd, teeme hommikusöögi ära ja siis täidame paagid ära ja siis läheme siia
linnakesse ka, et tundub hästi tore linnakene jälle. Saksamaa on selles suhtes jube tore, et ükskõik kus kohas sa kiirtee pealt maha sõidad, sa jõuad igal juhul ägedasse linnakesse. Et pole veel kordagi sattunud kuhugi pärapõrgusse või õudsesse kohta või inetusse kohta. Et Hispaanias ja sealpool leiab sükseid külasid küll, kus ei ole kõige ilusam ja kus on maha jäetud ja must ja räpane, aga siin ei leia selliseid kohti. Et väga äge on tegelikult mööda Saksamaad tulla ja iga koha pealt võid teha pausi, kus soovid. Et siit 400 meetrit läbi pargi ja oledki vanalinnas. Et vaatame natukene seda ja siis hakkame kohe sõitma. Lõuna ajal, siis ennem lõunat saame sõidu peale. See peaks olema siis täpselt niimoodi, et poiss teeb nüüd kohe hommikusöögi järel meil väikse uinaku ja nii kui ta ärkab, nii lähme linna peale ja siis proovime 2 tundi teda üleval hoida ja siis magama saada ja sõitma hakata. Vot, nii. Tulime siis ennem linnast lahkumist natuke vanalinna vaatama või sellist nende keskpunkti või kesklinna nii öelda. Et linna nimi oli siis Lauf, ütleme, lihtsalt Lauf. Jah, et vaatame, ilus linnakene. Siuke, et praegu on pojakese siuke hommiku väike uinak tehtud. Nüüd 2 tundi üleval. Siis proovib uuesti tuidule minna. Nii kaua jalutame natuke ja võib-olla isegi droonitame ja vaatame, mis me siin teeme. Auto saime ilusti veepaagi täis, WC-kasseti tühjaks. Ehk nüüd on põhimõtteliselt enam-vähem peame koduni välja, et ei pea enam väga muretsema. Nagu näete, on väljas päris külm, 4 kraadi oli öösel. Praegu on siiamaani vist -kraad. Et soe ei ole, mõnus ei ole. Aga õnneks on kuiv ja ei ole tuult. Oleks veel 100 ka midagi alla lõrahkat, siis oleks päris vastik. Et see, mis vahepeal seal Hispaania poole peal lõpusirgel tundus, et on jahend, oli ikka tegelikult päris soe võrreldes sellega, mis siin on. See tunne juba läks vahepeal meelest ära selle reisi peale, et natuke äkki sai liiga vara hakatud tagasi tulema, aga mine sa tea, järgmine kord targemad. Ja oleme jõudnud nende selle linna siis sügavamasse või südalinna või vanalinna, ei oskagi öelda, ilusad munakivi teed siin on, sillakesed on, loss on, et siuke vanaaegne natukene kõik, aga kõik on ilus, puhas, korras, ei ole probleemi. Tegelikult ju ilus ja nagu ma ennem juba olen vist maininud mitu korda, et Saksamaa sellised külad, ükskõik kuhu maha sõidad, igal pool elavadki inimesed, ei ole mingeid suuri tühjasid, meeletuid alasid. Igal pool on külakene, külas elavad inimesed oma rahulikku elu. Ei ole suurlinna elu, aga ei ole ka välja surnud elu kusagil, et igal pool on poed, värgid, särgid. Et põhimõtteliselt peaaegu igas külas on Lidl ja Aldi, et selle järgi saab vaadata, palju rahvast on, järelikult omajagu. Et nemad siia poe teeksid ja neid on tõesti igal pool. Et selles külas on täpselt samamoodi see kõik olemas. Ja võiks öelda, et see Saksamaal ja Prantsusmaal ja Hispaanias on ikkagi, Portugalis ka, aga on väga palju mõeldud matkaautodele. Iga linna külje all on tehtud matkaautodele kohe linna poolt peatumiskoht. Saad tulla, võtta, seal on ühiskondlikud WC-d, täitsa köetud WC oli ja saad vett võtta, 1 euro eest saime paagi täis, saad oma musta, praegu ei leidnud auku, kust musta vett ära anda, aga WC-kasseti koht oli küll, kus sai ära tühjendada. Nii, nüüd oleme siis kuhugi
töötava veski juurde jõudnud selles linnas. Vaatame. Äge siuke jõgi jookseb siit linnast niimoodi läbi ja kui siin piisavalt sooja on ja tegelikult ju on aine talve kohta võiks öelda, et päike paistab, päeval paistab, tuleb siin 10 kraadi sooja, ööseks on siuke nulli lähedal, natuke miinust, natuke plussi, et täitsa tore elupaik. Ja igas korralikus linnas külas on ikka kirik ka, siin on see päris suur, järelikult on linn ka piisavalt suur. Kus me nüüd sille oleme jõudmas siis? Eilse kebaabi puika juurde. Loomulikult käisin õhtul kebaabi toomas, kui kebaab oli 500 meetri kaugusel. Ei viitsinud vaaritada. Täna küll teeme kanakastet või kanariisiga midagi. Et üks pakk on meid ootamas. Vot siin ma käisingi eile ja siin oli eile õhtul pidu linnatänavatel. Siit ka väike pilguheit. Vot nende autode asemel käis eile siin noorte möll. Mingi reivipidu või midagi taolist siin oli. Kõik olid kostüümides ja sarved peas ja tundus lahe. Tere varahommikut! Täna on siis meil kolmapäev, 5. veebruar. Et oleme nüüd pannud 2 päeva suhteliselt palju rõhku koju sõidu peale. Eile tegime rekordpäeva. Alustasime suhteliselt vara kohe, kui poiss ärgas. Üritame ka täna teha seda, et mitte kui poiss ärkas, kui poiss magama jäi ja poiss jääb kohe ka magama, nii et seetõttu hakkame kohe liikuma. Oleme sellises kohas nagu lotši lähedal, 50 kilti on lotšini jäänud. Tulime mingisse linna või külakesse õhtul, siin järve kaldal ööbisime. Siin on mingi ilus pargiala niimoodi ja tundub, et siin on ka mingid reisi ja parklaid. Oleme neid mitmes kohas täheldanud. Eelmine öö oli meil Dresdenis, seal oli täpselt samamoodi ja siis praegu muud ei teegi, kui igal võimalust kasutame ära, sõidame kodu poole. Et 490 on siis jäänud Leedu piirini. Eile tegime siis, nagu ma ütlesin, rekordisõidus, sõitsime 430 vist kilomeetrit või 470, ma ei mäletagi enam peast. Et oma jagu sai tuldud kodule lähemale. Noh, ütleme nii, kui tuleks samas tempos nagu me Hispaania poole sõitsime, siis oleks 1 majutusega kodus, aga reaalsus on see, et ikkagi vähemalt 2, kui mitte 3 majutust. Sõltub kõik sellest, palju me edeneme. Aga varsti siis vast näeme. Ja tere hommikust, käes on siis reisi 52. päev. Oleme jõudnud oma koju, ühte koju, Pärnusse. Et sõitsime siis eile rekordpäeva tagasi sõidul 570-580 kilomeetrit ja nüüd saame peaaegu lugeda reisi lõppenuks, aga mitte veel päris. Vist võib öelda, et lõppenud on ta siis, kui kõik asjad on ka ära pandud ja auto korda tehtud ja nõnda edasi. Selleks kulub meil veel natukene aega. Et täna siis tulime nüüd, jõudsime õhtul suure hädaga Pärnusse. Sõitsime juba, ütleme niimoodi, 1,5 tundi lõpus poisi ööune arvelt, mida me pole siiamaani teinud. Aga see tasus ära, et olla ikkagi saada korterisse. Ja siis, et pole nüüd ju üle 50 öö mujal kui autos ööbinud. Aga tegelikult ma ei ütleks, et autos ebamugavam oli või mugavam. Mugavam ka ei olnud, aga ebamugavam ka ei olnud võrreldes koduvoodiga. Et tegelikult seal autos on magada jumala normaalne. Võiks vabalt, et see 50 ööd ei tundunud üldse mingisugune
jube pikk aeg mõtleks, et tahaks hullumoodi koju voodisse saada. Pigem oli see, et mis oli mõnus, et sai pikalt duši all olla ja kuuma duši võtta ja muud midagi, et see on see eelis, et autos sai raisata seda vett niimoodi, et vedeled duši all. Aga muidu on, ütleks selle matkaauto puhul ikkagi nii, et auto sai täpselt selline tellitud, et ideaalne käia, millestki otseselt ka puudust ei tunne. Nii et see 50 ööd või 52, mis meil nüüd kokku tuli, et siis on täiesti okei ära käia. Täna siis nüüd käime poes, ostame koju mingid asjad, tõstame siit autost Pärnu asjad välja, ehk siin tõuksid ja koerte asjad ja mingid veel. Ja siis põrutame kohe Kurtnasse ja seejärel siis juba hakkame Kurtnas asju pakkima. Selleks kulub ja auto puhtaks tegemiseks selleks kulub tõenäoliselt meil nii täna kui ka homme. Sest tegelikult tuleb ka kogu aeg meil külalisi, keda pole ammu näinud, oleks tore näha. Aga näeme siis. Ja 52. päev siis täna vist reede, 7. märts. Meie reis on siis lõppemas. Oleme jõudmas koju, kaua oodatud koju. Et päris lõppenuks ei saa lugeda, auto vaja veel puhtaks teha. Aga oleme igal juhul koju jõudmas. Vot nii, oli tore, võiks öelda. Eks olid omad miinused, omad plussid, aga kokkuvõttes ikkagi ma ütleks, et oli tore. Näeme siis varsti järgmisel reisil, ega see ei ole enam kaugel mägede taga.